või siis treenerid, moodsapidi ka, personaaltreenerina me teeme harjutusi selleks, et keha saaks tugevaks ja nii edasi. Aga mind eelkõige paelub ja kõige rohkem ma tegelikult oma töös ka tegelen inimestega sellega, et kõik on tervik. Ehk siis sinu keha, sinu meel, sinu hing ja nüüd see vaim ka, millest me juba rääkisime, ma isegi mõelnud, ma täna sellest räägin, aga mis justkui lubab sul olla kohas selles kohas, kus sa oled päriselt rahul endaga. Ja nüüd siin tänapäevases maailmas midagi ei ole teha, me oleme siin selles 3Ds, me peame leidma endas tasakaalu kõige selle keha, meele, hinge vahel. Nii kaua või nii kaugele tuleb areneda, nii pikalt tuleb uurida iseennast, et see koht kätte saada, et sa vibreerid kogu aeg kohas, kus sa saad aru, et ahah, see olen mina, see on minu keha, need on minu mõtted ja need on minu teemad, mis teevad mulle kas haiget või vastupidi juba on tervendatud. Ja see ongi teadlikkus sellest kõigest, iseendast, oma kehast, oma mõtetest, oma seisunditest, oma energiast. Oled sa mõelnud, mis on tegelikult väsitav seal? Mitte see, et sa ei jaksa areneda, ei pea tegelikult arenema, me oleme juba kohal sellisena, nagu me oleme. Väsitav on lihtsalt see, et ma rääkisin nendest väravatest, et kui sa lähed nendest teadlikkuse väravatest läbi, siis sa tegelikult ärkad üles päriselt siia maailma, teed silmad lahti ja vaatad ja saad aru, et kõik on seotud, kõik on üks ja kõik on tervik ja ma ei saa midagi välja jätta ja sa ei saa enam magama jääda. Aga meid on õpetatud elama niiviisi, et me suurem osa ajast magame. Mul on kõik hästi, tulen koju, see on kõhu täis, vaatan telekat, lähen magama, lähen tööle, ei juuri mitte midagi, tuleb paha tunne, siis ma ei tea, kas söön, joon või ostan uue asja selle jaoks, ma tegelikult magan. Aga nüüd, kui sa oled sealt väravatest läbi, siis sa oled üles ärganud ja sul on tunne, et sa justkui enam magada ei saa, sest kõik loeb. Kõik, mida ma tunnen oma kehas, kõik, mida ma tunnen endas sees, oma mõtetes, see kõik kuidagi loeb, see on kuidagi oluline, ma ei saa sellest enam lahti. Ja võt see on see tegelikult, mis väsitab inimesi. Kui sa selle seisundiga hakkama saad, selle ärkvel olemisega, et sa lubad olla endal ärkvel, lõdvestudes tegelikult sellesse, mis on, sest ainuke võimalus seal lõdvestuda on minna usaldusse ja lihtsalt lubada kõigel sellel olla. Isegi kui mu kehaga on midagi kehvasti või isegi kui mul siin on veel kannatusi või isegi kui mu mõtted veel tõused hommikul üles ja millegi pärast hakkavad kohutava kiirusega panema. Ma jään ikkagi ärkvele, ma ei püüa seda kohe kõike olematuks teha või terveks teha või öelda, et see kõik ei ole õige, vaid ma lõdvestun sellesse. Ütlen, okei, täna minu selg valutab. Ma olen ärkvel, aga ma lõdvestun sellesse. Ehk siis see ärkvel olek ei väsita enam sellest hetkest. Okei, aga võtaks seoks kaks asja, et me rääkisime kinni jäämisest ja kui inimene tunneb ennast elus kinni jäädavat olevat. Ja nüüd siis seesama ärkvel olemise juht ka, et ma ärkan üles ja otsustan enam mitte nagu magada nii-öelda ärkvel olles. Siis kas ma tahan nagu tulla selle juurde, et kas see sinu uus algus kehale vaimule, mul on märkmine kirjas, et sul on 3-tunnine füüsilise ja vaimse olukorra kaardistamine ning esmaste treeningplaanide ja tegevuste koostamine. Kas see on nüüd midagi sellist, mis, ja kui inimene on meid siin kuulanud viimase 50 minutit ja saanud aru sellest, et okei, et see, mis Monika nagu räägib, see mind kõnetab ja olen omadega kinni ja mul on mingisugused probleemid ja need tulevad uuesti esile ja ma ei suuda siin olla neutraalne ja edasi. Kas see on võib-olla koht, kus tasub sinu poole pöörduda
sulle kirjutada, kas see on, et ma saan aru, sa oled nagu holistiliselt terviklahendusega nii-öelda, aga kas see uus algus kehale, vaimule, kas see on siis see esimene stardipauk, mis võib aidata inimesel sellest kinni jäänud kohast nagu mingigi samm edasi teha? Just nii, et ma olen välja pakkunud sellise nagu väikse paketina selle, et ma ei tea, kas ma olen hea nii-öelda selliste pakkumiste kokkukirjutaja, aga ma olen püüdnud seal jah, lühidalt selle kirja panna, et kui sa tuled minu juurde, siis nüüd see minu oskus või potentsiaal niimoodi kohe natukene sügavalt välja uurida, et mis sinuga tegelikult toimub, tuleb siin hästi kasuks ja kasutades siin ka erinevaid tehnikaid, siis me saame väga kiiresti pihta, mis on siis need kohad, mis praegu ei lase edasi minna nii, nagu sa soovid. Ja ja siis tuleb see praktika sinna otsa, et kuidas siis nagu edasi minna, et mis on need esmased sammud, et jah, selle 3 tunni jooksul me seda kõike uurimegi. Aga see on sõltumata valdkonnast, mis inimesel või ütleme murelisest seisukohast vaadatuna, et on tal see suhe, on tal see raha, sõltuvuse, tervis, ma ei tea, vaimne tervis, füüsiline tervis, seal ei ole üldse vahet, karjäär, asjad, vaid sa ikkagi suudad vaadata neid valdkondi tervikuna siis ja leiad ikkagi selle viisi, kuidas aru saada, mis see tegelikult probleem on. Jaa, sest kõik on seotud. Mul on üks hea näide, praegu tuli meelde kuidagi. Oli minu personaalkliendiks üks poliitik, Eesti poliitik, kelle töö oli tegelikult sõita väga tihedalt siis Euroopa vahet. Me tegime pool aastat tööd, väga me kuhugi ei jõudnud nende treeningutega, sest et ta jõudis tõesti üks kord nädalas trenni, toitumise osas kuidagi muutusi teha ei saanud, sest kogu aeg need lennukitoidud ja õhtusöögid ja sellised asjad. Ja siis ta üks kord tuli ja oli natukene pinges ja ütles, no nii, mis me siis nüüd teeme või mis ma siis pean nüüd tegema, et mitte midagi ei ole muutunud. Ma vaatasin talle otsa naeratades, ütlesin, ole hea, vaheta töökohta. Ehk siis, mis mõttega me siin üldse enne midagi vaatame, kui me tegelikult ei vaata praegu seda, et mis see sinu töö on või sinu karjääri osa. Või siis teine asi, et kui pinge on nii suur, näiteks tööst, siis ma ei tea, mina olen küll selline treener, et ma ei luba sul väga, väga palju pingutada treeningus. Sest see läheb veel rohkem üle võlli. Me keerame kogu aeg vinti peale sinna läbipõlemise suunas. Et me peaksime nagu kõigepealt selles asjas mingisuguse tasakaalu või vähemalt suuna võtma ja siis vastavalt sellele me võtame kõrvale liikumise ja vastavalt sellele toitumise. Ükskord ma olen peaaegu läbi kukutanud ühe personaaltreeneri, ma siin mõned aastad tagasi tegelesin ka personaaltreenerite liidu juures treenerite koolitamisega, kes tuli ja ütles, et kui minu juurde tuleb inimene oma eesmärkidega ja need eesmärgid on suured kehalises mõttes, siis ma küsin järgmise küsimusena, et mis töö tal on ja kas ta on suhtes. Ja kui ta ütleb, et ta on näiteks pereisa, siis ma ütlen talle tšau paka. Niimoodi on tegelikult väga lihtne, kui me saame millelegi või kellelegi öelda tšau paka, et mina tahan, et minu keha oleks parimas vormis, väga tore. Ma siis ütlen sellele perele tšau paka või tööle ja ma keskendun ainult sellele, ma saan selle ühe asja. Aga elus ei ole ainult ühte asja. Elus on kõik. Ja see, kes seda tunnistada ei taha ja see, kes sellele ei alistu, siis tekivad need projektipõhised treenimised, toitumised, iseendaga tegelemised ja lõpus on alati üks suur pettumus ja väga kaugele kuhugi keegi ei jõua. Ehk siis, kui sa ei loo tasakaalu kõiges oma elus, mis ongi kõige keerulisem asi üldse maailmas. Ma saan aru, et minusugune ei ole väga populaarne, sest siin ei ole sellist võib-olla kiiret lahendust, et nüüd 3 kuud näiteks treenime või siis 3 kuud teeme siin sisemaailmas tööd ja sul on kõik hästi. Oleneb ju kohast, kus sa oled. Aga ma ei tea, sina oled noor mees. Mina usun, et mina ka veel, et meil kõigil on väga palju aastakümneid ees. Ja küsimus on selles, et kuidas sa neid elada tahad? Kas samamoodi või oleks äkki veel mingeid parimaid viise?
Okei, ja kui rääkides sellest uus algus kehale vaimule võimalusest, siis kus ta infot leiab selle kohta, kuhu ta kirjutada võiks või kus kaudu seda näha saab? Sa oled nii tore, sa küsid nagu küsimusi, et ma saan müüki teha. No ikka jah, ikka inimesi aidata, kui inimestel kuulavad sind ja tahavad päriselt võimalust kasutada, siis mis on see koht, kus seda teha saab? Jaa, terviseterapeut.ee on minu koduleht ja mind leiab ka terviseterapeut.ee alt Facebookist ja Monika.terviseterapeut olen ka Instagramis. Ehk siis ma ikkagi näitan ennast. Ma ei ole ennast siia Oti Veski küll ära peitnud, ma ikka näitan ennast. Tuleme teemadega nagu rohkem tervise suunas ka ja mul on just pikalt vaatan seda küsimust ka siin, et just see pool, et mida tähendab täna sinu jaoks tervislik elu ja just võtame seal ütleme 35 alates ja vanemasse ikka naiste ja meeste jaoks võime keskenduda ka suuremad naistele, kuna ma tean, et sihtgrupp, kes meid täna kuulab, on enamus naised. Et millised harjumusi või elumuutuseid või suhtumisse neile soovitaksid ja mis on üldse tervisliku eluviisi nagu lähenemine sellises eas? Ja miks ta on võib-olla mõneti erinev sellest, kes on siin 20. alguses ma ei tea, meesterahvad siis jõhkralt testosterooni täis ja mis naised täis on, ma ei tea, aga et mis on erinevad, miks on vaja hakata teistmoodi asju vaatama? No meil on üks keha antud ja tavaliselt keegi oma südantkopsumaksa ei vaheta ka eluaja jooksul. Täna veel mitte? Täna veel mitte, kuigi räägitakse, et on juba olemas ained, mis on veel paremad kui meie enda koed ja saab vahetada, aga see selleks. See on huvitav, et kui me vaatame lapsi, siis isegi kui nad ei söö mitte midagi, siis kuidagi nende keha suudab sünteesida kehaks vajalikke vitamiine ja mineraale nii, et neil on palju energiat ja nad on terved ja nad kasvavad tohutult hoolimata sellest, et mõnda tüdrukut irtsu vaatad 5-aastast, et ta tõesti peaaegu ei söö midagi, aga temaga on kõik hästi. Sealt edasi 20-ndates ka, nagu sa ütlesid, et noored mehed, jõudu palju, kõike võib teha, pidutseda, trenni, süüa, mitte süüa, selline ennast hävitav käitumine või selline riskikäitumine täiesti okei sellele kehale. Ja siis 30-ndad, algus ka tundub, et kõik on veel sama ja siis mingil hetkel inimene hakkab märkama midagi enda juures, et ta kas ei jaksa enam nii hästi või siis tihedamini me märkame seda, et ma ei taha enam niimoodi. Et mulle nagu ei paku enam see, mis näiteks 10-15 aastat tagasi, see ei ole see, ma ei tea ka, mida ma nagu tahan, aga see kõik on jälle kooskõlas sellega, kuidas siis vanuse kasvades see inimese sees see tasakaal muutub. Noorele kehale antakse kõik andeks, see tasakaalutus on ka keha jaoks täiesti okei, see kuidagi ei mõjuta isegi tihti tema vaimset seisundit. Ehk siis näiteks, kui keha on väsinud või siis, jumal, me oleme siin näinud küll, kukutakse kuskilt alla, keha valutab, järgmine päev on kutt ikkagi trennis ja tal on tore olla, eks ole, nagu justkui ühtegi muret ei ole. Aga mida vanemaks me saame, seda rohkem hakkab kõik kuidagi meid mõjutama. Ja kõik hakkabki peale näiteks sellest keha keemilisest koostisest, et kui see keha enam kas ei jaksa või valutab või me tunneme, et kuidagi alateadlikult tunneme, et ma ei saa niimoodi jätkata, sest et mu keha on haavatav millegi pärast, isegi kui tal ei ole ühtegi nagu haiguslikku probleemi, aga see ei ole enam see. Me lihtsalt tunneme seda, kuigi pealt näha võib-olla, kui sa räägid sellest kellegile, siis inimene vaatab ja ütleb, ma ei saa aru, mis sul viga on. Aga see on selline sisemine tunne. Ehk siis sinna tekib selline keemiline tasakaalutus. Siseorganid väsivad, me oleme söönud selleks ajaks oma elu jooksul ikkagi nii kaua piisavalt valesti, et me oleme kiusanud oma magu, oma mao limaskesti, magu ei suuda enam tegelikult nii hästi toitu peenestada, kõik need ensüümi tootmisega seotud organid, nemad ei saa enam hakkama ja nii edasi. Keha kogub pidevalt toksiine. Miks see nii on, see on kahjuks ka seotud selle toitumisega. Me tihti peale ei toitu puhastuvalt. Sa tead, mis on puhastav toitumine?
aluseline või sa tahad? Just, et võimalikult palju ikkagi rohelist, värvilist köögivilja, võimalikult palju aluselist toitu, aga no mida me teeme ikkagi, meil on ju kohvi ja alkohol ja valku ja kõike seda on kuidagi ülemäära, jah, ma isegi neid aineid siia kui võtaks, aga see ka, eks ju. Ja siis me oleme ka toksiine täis teatud eas. Muide, sa tead, kuhu toksiinid armastavad ladestuda, ehk siis kõik see, millega keha hakkama ei saa, et kuhu ta ladestub. Maks on üks imeorgan. Esiteks ta puhastab, ta saab kõigega hakkama ja isegi kui ta ei saa hakkama mingil hetkel läheb põletikku, siis kui sa teda ravid, teda rahule jätad, siis maksarakud uuenevad. Jah, ta regenereerib. Maks on nagu imeorgan, aga ta ei saa ka kõigega hakkama, et keha ei saa kõigega hakkama, mida meil nagu vaja ei ole. Ja kuna me siis sööme ja joome kogu aeg peale, siis on kiire ka kuskile selle äratoppimisega, no kuhu ta paneb? Ma ei tea. Päästerõngas. Kus on päästerõngas inimesel? Kõht. Siia tuleb mitu, on ju. Ehk siis rasvarakku läheb kõik see väga kiiresti, millega keha hakkama ei saa. Ja nüüd, kui 20-ndates, ta sai veel selle kõigega hakkama, siis 30-ndates hakkab see peale, rääkimata sealt edasi. See on ka üks põhjus näiteks, miks inimesed ikkagi kaalu koguvad, et keha lihtsalt enam ei saa selle toiduga hakkama, mida me sööme ja kõik on siin nii sassis. Juba kas või selline lihtne keemiline tasakaalutus tekitab siis selle, et ma vaatan ennast peeglist võtan juurde, mul läheb tuju pahaks. Ma nagu tunnen, et maailm ei ole enam tore, ma hakkan muretsema selle pärast, ma hakkan püüdma midagi teha, sellest ei tule võib-olla kohe välja, sest vanuse kasvatus lisandub ka hormonaalne tasakaalutus. Kuni siis selleni välja, et lõpuks ma olen stressis ja siis ma olen depressioonis sellega. Ehk siis muutub ka minu selline vaimne tasakaal juba selliseks, et ma kukun kuhugi madalsageduslikku vibratsiooni ja muidugi seal saab mind kätte jälle kõik see, mille suhtes ma veel haavatud olen, minu minevik, et minu lapsepõlve haavatud olekud, ohvris olekud, kõik sellised asjad. Sõltuvused just, et mida ma veel oma hõimu jaoks kannan, olen lojaalne neile kuidagi, ikka need uskumused, need kõik tulevad ehk siis selle minevikuga. Ja tekib olukord, kus ma ei saa enam selles kohas, selles oleviku kohas enam hästi hakkama. Ja noorena ma seda ei tunne niiviisi, sest seal on mul selline tunne, et ma suudan kõike, kõik on võimalik. Mul on tuju paha. No mis siis? Ma siin, ma ei tea, riidlen, karjun, süüdistan ja läheb üle. Ja sellest oled ka kuulnud, eks ju, et paaridel on väga tihti selline ütlus, et peabki tülitsema, sest pärast on hea seks. Lihtsalt tööriistad, lihtsalt viisid, kuidas sellest kõigest välja tulla. Aga see ei toimi enam 40-ndates, rääkimata sealt edasi 50-ndatest. Seal tuleb üles ärgata ja hakata küsima, et mis minuga toimub, et milles ma siis milles päriselt aru ei saa, mida mu keha tahab. Mis on need minu uskumused, mis on need mustrid, mida ma siiamaani kannan ja mis tegelikult mulle kannatusi tekitavad. Ma pean hakkama neid märkama, ma pean hakkama midagi tegema nendega. Ja miks ma kogu aeg saan haiget, kui näiteks see sõbranna tuleb ja hakkab rääkima mingisugusest täiesti lihtsast asjast, ma vaatan teda ja ma nagu lähen selliseks väikseks õnnetuks lapseks, kes ei julge enam midagi öelda. Ma olen kuulnud selliseid lugusid. Et see tuleb välja selgitada, seda tuleb uurida, sest kõik see, milles sa ei ole teadlik, ehk see on just kui seal vee all, seal selles mudases tiigis, siis see kõik saab sind kätte negatiivsel moel. Ta mõjutab sind. Sa oled justkui nagu selline zombi, käid mööda maailma ringi ja tegelikult juhindud kõigest sellest, millest sa juhinduda ei taha. Aga sul ei lõrna aimugi, mis seal on. Ja see vahe ongi. Mulle väga muideks meeldib rääkida 40-50 pluss inimestest, sest ma olen ise jõudnud ka siia vanaema ikka. Mul on 4 lapselast, ma olen väga rikas, 2 last ja 4 lapselast. Viimane sündis 3 kuud tagasi, imeline, mulle see kõik väga meeldib. Ja
eks ma muidugi selles eas olen ka sellepärast, et ma olen ise noor ema, ma olin 19, kui mu tütar sündis ja jälle minu tütar sai emaks ka 20-aastaselt, ehk siis selline terve rida noori emasid, vanaemasid on siis minu hõimus olnud, ma olen ka olnud lojaalne neile ja kõik järgi teinud, aga see on olnud tegelikult tore minu elus, et mulle see isegi väga meeldib. Aga lihtsalt need vanusega seonduvad teemad on täna ka minu laual, mul isiklikult, et kui rääkida naise tervisest, rääkida sellest hormonaalsest tasakaalutusest, siis tead, mul on siin üks nali. Ma tahan sellest, ma lihtsalt räägigi sellest nii, nagu ma tunnen. Naise jaoks tähendab hormonaalne tasakaalutus tegelikult perimenopausiga seonduvaid teemasid, sa kindlasti oled kuulnud, sa oled noor mees, see võib-olla ei ole sinu jaoks nii huvitav, aga me kõik saame vanaks, ükskord pole midagi. Ja see tähendab naise jaoks seda, et sa tõused ühel hommikul üles ja su maailm on täiesti teistsugune. Hormoonid otsustavad, kas sul on täna nii-öelda sinu patareid täis, kas 5%, 50%, 85% ja see justkui ei sõltu mitte millestki enam, mida sa teed või mida sa oled teinud. Ole nii tervislik kui tahes, liiguta oma keha nii hästi kui tahes. Maga palju tahad, puhasta oma mõtteid, tegele iseendaga palju tahad. Hormoonid on julmad, nemad lihtsalt otsustavad. Ja aga see on ebaaus. Ma kohe räägin selle nalja ka, see ongi väga ebaaus. Ja selles, ja niimoodi üles ärgata, tegelikult on see, minuga juhtus see niiviisi üle öö ja see on ikkagi päris šokk naisele ja mul läks pool aastat, ma lihtsalt käisin natuke ringi niiviisi, et nagu ma justkui julgenud nagu päriselt ka tunnistada seda, et oota, see nüüd ongi see. Mingi osa minust tahtis või lootis, et äkki see ikkagi läheb üle. Sest see on jõudne, sest sellega ei saa elada. Ehk siis üle hulga aja läksin mina ka siin 2 aastat tagasi nii-öelda vastanduma, protestima selle vastu, mis on. See on nagu selline viimane protestimine minu elus üldse. Ennem seda oli väga, väga pikalt, väga tore olnud ja siis mõtlesingi, et kas ma tõesti nüüd olen jälle kuskil, kus see sein on ees. Okei, väga huvitav. Siit lihtsalt vahele öeldes, et meil on nüüd see menopausi revolutsioon, väga palju sellest räägitakse. Ma ise tunnen, et ma saan aru, miks sellest ei ole siiamaani väga palju räägitud, et miks meie emad ei rääkinud või vanaemad ei rääkinud. Et see on tegelikult naise elus ka üks selline loomulik protsess. Me kõik jääme sellega ellu. Meil kõikidel naistel on täielikult olemas ressursid, et sellega hakkama saada ühel või teisel moel. Kas sellest rääkimine nüüd meid aitab vaevalt, mis aitab see teadlikkus jälle ikkagi iseendast, oma kehast, kõigest sellest uurida, mõtetest, tunnetest, mis on veel puhastamata, mida peab veel tegema ja läbi selle siis sa oskad valida enda jaoks jälle parema tasakaalu, see aitas ka mind, aga pool aastat oli see ikkagi päris suur segadus. Ja vaimses mõttes on muidugi see naise elus ka, seal tuleb teha ühed väga suured otsused ja esimene otsus on see, et kui naine ikkagi armastab ennast realiseerida või elada nii, et ta justkui nagu hoolitseb, see emalikkus, see ürgne naiselikkus on meie sees, et ma valin justkui mitte ennast, vaid ma valin ennast läbi oma kaasa, oma laste, selle ilu tegemise, mida ma teen läbi kodu, et kuidagi, mitte et ma tulen viimasena, aga ma kuidagi valin ennast nii, et jah, et kõigepealt on ikkagi ka nemad. Siis kui tuleb see hommik, kus sul on kõik teistmoodi, sa saad aru, et nüüd on see hetk, kus tuleb valida ainult kõigepealt ise ennast ja siis vaadata, mis sul veel järgi jääb. Et see on number 1 ülesanne. Ja number 2 on muidugi see, et millega mina olen ka oma elus nii-öelda pidanud tegelema või siis vaeva näinud on, et ema ja lapsed teema, kui sa oled olnud pühendunud ema ja lapsed on
on sinu jaoks olnud üks ka sinu elu mõte, siis tegelikult, kui nad saavad suureks ja pesast lendavad, siis justkui füüsiliselt sa ju lased lahti. Nad elavad eraldi ja kõik on hästi ja sa ei muretse nende pärast, aga energeetiliselt võib jääda kuskile sügavale ikkagi see tohutu ema igatsus. See oli ka see, mille ma siis avastasin ennast just tänu sellele hommikule, et ma tegelikult ei ole veel päriselt oma lastest lahti lasknud, et mingi osa minust justkui nagu keerab seda pead nende poole. Ehk siis need kaks ülesannet on nagu alati vaja siis sellel perioodil ära lahendada. Ma võiksin tegelikult sellest jääda pikemalt rääkima, aga ma teen selle nalja nüüd siin vahepeal. Vaatame, kas me räägime sellest veel. Ja nali on siis selline, et naise elu. Sa sünnid väikse tüdrukuna, kõik on väga hästi, sa lähed kooli, sul on pikad juuksed, sa meeldid kõigile. Kas või nende juuste pärast. Sind sikutatakse ja pannakse vahest kuskile klassiruumi kinni ja tehakse välja ja tohutu segadus ühe väikse tüdruku jaoks, eks ole. Okei, sa saad sellega hakkama. Nii. Siis tulevad need aastad, kus sul hakkab, kus sa siis saad nooreks naiseks, sul hakkavad päevad, kogu sellega täielik šokk naise kehale. See kõik juhtub ootamatult. Aga sa saad sellega hakkama. Mis siis ikka, see on sulle loodud. Siis on kaasavalimine, siis sa jääd lapse ootele. Su keha teeb midagi, mis on täiesti mõistetamatu sellest hetkest, kui sa rasestud. Kuskilt hakkab midagi paisuma, kuskilt muutub midagi teistmoodi, et sa võid unusta see tunne, et see tunne, mis sul oli ennem su kehas, see on midagi muud. Ja kui sa mõtled, et sa pärast sünnitamist saad iseendaks, ei saa, sest et siis sa annad rinda ja siis su keha on ka veel sellises kohas, kus sa ei saa aru, kus ta on ja sul võib isegi tekkida tunne, et sa ei saagi kunagi oma keha tagasi. Õnneks see läheb mööda. Ja see läheb veel niiviisi mööda, et sa otsustad veel sünnitada. Mõned veel ja veel ja veel, et me saame selle kõigega hakkama. Nii. Siis on see lasteperiood, see väikeste lastega see periood, kus sind ei ole justkui üksinda siin maailmas. Sa tead, et oled sina, sa saad teha nagu täiskasvanud inimesena otsuseid, aga sa teed neid niiviisi, et sul on need 2, 3, 4, nii palju, kui sul lapsi on peres ja ka kaasa, et need on kogu aeg nagu sinuga koos. Saad aru, mis ülesanne see on. Aga me saame sellega hakkama, sest meil on selleks see ressurss ju antud, eks ju. Ja muideks, mina olen kõike seda tohutult naisena nautinud, tohutult. Selle ma kõik jätaksin. Aga ja siis nad lähevad, siis lapsed kasvavad suureks, nad lähevad kodust oma elu peale ja sul tekib selline aeg, ja selline hetk, kus sa saad aru, et vau, mingisugused aastad ennem seda hommikut, millest me räägime, on naise elus parimad. Sa oled elu parimas vormis, sa oled vaba. Sa võid valida ja teha, mida sa tahad. Ja kui sul on hästi läinud ja sa oled ka suhte osas ilusti hakkama saanud, siis sul on kõrval ka inimene, kellega koos seda kõike teha. Lihtsalt imeline aeg. Ja siis tuleb see hommik. Ja see hommik tõmbab kriipsu just kui sellel hetkel kõigele peale. Ja sul tekibki selline tunne, et tegelikult see kõik ei ole nagu seda väärt. Et sellega ma enam tegeleda ei taha. Ja nüüd nali on lihtsalt selles, et sellel esimesel poolaastal, kui mina selle kõigega tegelesin, siis ma vaatasin endale peeglisse otsa ja ütlesin, tore, ma olen saanud kõik need perioodid naisena kätte, see kõik on olnud tore. Aga see, mis praegu toimub, seda ma enam kogeda ei taha. Ja nüüd siin ja praegu ma otsustan, et ma järgmises elus olen mees. Ma saan selle nokoga hakkama küll. Et päriselt see sisetunne on selline. Ja ka ongi, jah, absoluutselt. Et naise keha on see mõttes huvitav, et seal on nii palju muid tundub, et lisafunktsioone või nagu protsesse, mida meestel pole. Meestel on ka ju tegelikult ju see
mis A-tähega on? Andropaus. Andropaus on ja kuigi mina veel seda täna ilmselt ei koge, aga seal on ka mingid omad etapid, mis mõjutavad, aga jah, me tõepoolest ei ole selliseid protsesse, kus meil keha paisub ja me peame sünnitama või midagi väljutama endast ja siis sellega kohanema jälle ja et seda poolt ei ole. Ma ei vähendaksin mehi, et meestel on ka need omad ülesanded, et lihtsalt, andropaus on ka see, et samamoodi hormonaalne tasakaalutus tekib, testosterooni jääb järjest vähemaks. Seal on lihtsalt see pluss, et kui naistel toimub see nagu järsult etappide kaupa ja tõesti väga-väga tugevalt, siis meestel toimub see kõik niimoodi rahulikult. Et meest nagu hellitatakse sellega natuke, et ta saab nagu kohaneda. Aga vaimses mõttes ma ütleks, et mul meestest natuke kahju, sest naistel on see vaimselt seda ressurssi rohkem, et sellega toime tulla. Ja eks meid selle pärast loksutatakse ka rohkem. Aga meestel kuidagi see mõjub nagu vaimselt teinekord palju raskemini kui naistele. Meie tuleme sellest läbi, me saame jõudu ja me nii-öelda sünnime uuesti ja me saame nagu hakkama, aga mehed võivad sellesse kustuda. Et kui sa vaatad siin Eesti mehi, siin on 60-70 pluss, et me tihti näeme seal sellist energiat, kus on alla antud, et kus justkui nagu, et ma ei saa enam ilma nende hormoonideta, mis mul ennem olid, või ilma selle jõuta, mis mul ennem oli, et see võrdlus on nii suur, et nüüd ma lihtsalt nagu annan alla. Ma panen nüüd sussid jalga ja ma lihtsalt toitutan siin ringi. Natuke kahju on ja. Et selles mõttes me oleme paremas kohas, et meil on siuke mul on veel üks mõte sulle jagada, aga ma panen kaamera kiiresti laadima, sa võid vahepeal juua. Hästi. Et me kohe lähme sinna ka, sellesse teraapia poole peale ka. Aga just see mõte, ma eile arutasin naisega, siis tulid ka need samad teemad esile, mis vahepeal ikka tulevad, mis tekitavad pingeid, eks ole mõnikord, siis eile saime rääkida nagu ikka mõnikord ka, et rahulimeelselt, kus ei teki pinget, mis iganes ole mina paremas kohas, tema paremas kohas, mõne paremas kohas, vastuvõtlikkus on suurem ja saamegi rääkida ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma räägin enda elust, et see ei tähenda kõigi meeste niimoodi on, aga ma olen siinkohal kindel, et meestel on see, siin ma ütlen, et see vaimne stress ja vastutus koorem on oluliselt suurem kui naistel üldiselt. Ja see kapatsiteet sellega võib-olla toime tulla, et kui on eriti madalad hetked, siis mulle täna tundub, et kui mõni mees saaks või naine saaks kogeda minu viimase aasta eksistentsi, ma arvan, nii mõnigi tahaks nööri kaela panna. Kui tunda nagu seda survet, mis nagu ühiskonna poolt on tekitatud või enda poolt, kuhu sa endast nagu mänginud eluvalikutega. Aga oligi see, et ma ise nagu täna, kuna naisel on oma ettevõtte, eks ole, tal on aiand, mida ta peab ja siis ta peab tal olema füüsiliselt täna kohal, kuna hetkel on niimoodi, et ei saa tööjõudu sinna palgata ja sellise viisilt oleks nüüd iga päev mingi töötaja, mitte töötajat. Ja siis mina olen väga tihti kodune, mul on ka siuke nagu liikuv töö, täna istun sinuga siin enne, kord teen kodus midagi, salvestan kodus enne, mul on väga palju nagu digitaalset tööd. Ja laps on ka väga palju kodus ja väga palju minuga viimased aastad. Et meil on nüüd see etapp käes, kus siis laps on sellest emast nagu natuke eraldama hakanud, nüüd on see isa kasvatuse periood, aga tal on nagu väga tugevalt. Nüüd ta läks kooli esimest korda nüüd nädalaga käinud. Siis ma näen, mul ongi see koduteemad, mina seal koristan, möllan, teen süüa, mulle kõik see meeldib. See on meil kokku lepitud praegu niimoodi, et nii on. Ja olen lapsega, siis mul on enda ettevõtted, enda projektid, enda huvid, enda hobid. Ja siis naine tahab veel, ma aitaksin talga aiandis asju teha, digitaalselt enda mõistusega kaasa mõelda ja mõelda mingid plaane ja asju ja käia ka füüsiliselt tegemas. Ja siis ma mõtlengi selle, et ma pean suutma nagu regullida ennast, eks ole, enda mingeid asju tooma sisse nagu raha, hoidma peret üleval, suutma ennast emotsionaalselt reguleerida, last talle toeks olema. Kui naisel hakkab katus sõitma või on madal emotsioon, peab mina teda toetama, olema see tugimajakas, aga kes mind toetab? Naine küll toetab vahepeal loomulikult oma olemise armastusega, aga nagu mul lihtsalt endale vaadates tundub, et see koorem, mida mees on võimeline kandma, on nagu nii rets teinekord erinevate tegevuste mõttes valdkonniti ja ka nagu vaimse sellise nagu olekuna, et
et ma ei tea, kas naistel oleks sellist ressurssi tulla nagu sellise vastutuse koormaga nagu teinekord toime. Ja mitte ma vähendan, lihtsalt ma hakkasin mõtlema sinu selle loo peale, vaata, kuidas sa räägid, kuidas naisest saab laps ja nii edasi. Et tundub, et meestel on seda mingid vastutuse koormat lihtsalt on nagu kuidagi siin maises maailmas rohkem antud ja kuidagi on see ühiskond võib-olla ka paika loksutatud, et mingid asjad nagu niimoodi peavad olema. Ma ei tea. Mis mõtted sul tekivad? No ma ikkagi siis küsin otse. Miks sa arvad, et see naise jaoks kuidagi teistmoodi on? Lihtsalt, kui sa täna räägid, kuidas teil kodus on, et kuidas te olete need rollid jaotanud, et läbi siis selle töö ja tihtipeale tekibki, et kes rohkem kodus on, selle õlule jääb siis ka see majapidamis osa, midagi ole teha. Kunagi oli niiviisi, et keegi ei olnud kodus. Kõik naised käisid tööl ja kasvatasid lapsi ja võtsid vastutuse. Ja kodus ei teinudki keegi tegelikult neid töid ju vahepeal ära, kui naine tööl oli. Ehk siis sa tulid koju, ühe töö olid ära teinud ja siis alustasid teise tööga, täpselt samamoodi. Et tänapäevane elukorraldus ja töökorraldus annab väga paljudele sellele, nii naistele kui meestele, et sa saad oma tööd teha kodust ja saad pikkida siis selle koduste toimetuste osa ka sinna töötamise vahele ja samal ajal tõesti saad oma lapsega või lastega olla, et see ühest küljest annab väga palju just sellele, et ei ole seda tunnet, et ma olen kogu aeg eemal, teisest küljest jälle, tõesti sa pead olema hästi kiire ümberlülituja, mida mina ka nagu täna siin tunnen, et lapselaps tuleb, mul on võib-olla mingi asi pooleli, ma lõpetan selle 5 minutiga ära, ma lülitun temale ümber ja vastupidi, kui ta läheb, siis kohe ma lülitan jälle ennast tööle ümber. Miks see lapselapse tulek minu elus ka on see, et kuna mul poja pere elab siin ka samas külas kohe, et tema saab tulla niiviisi. Ehk siis mul on ka kogu aeg nagu väike laps on ruumis, et ma tean tegelikult seda tunnet praegu ka, mida sa mulle räägid. Aga see on rollide jaotus ja midagi ole teha, see, kes on eemal, ei saa teha samal ajal. Kuskil mingi hääl jookseb sisse. Et see, kes on eemal, ei saa teha samal ajal siis koduseid töid, eks ole, või olla lapsega, et siis tema on eemal, ta saab pühenduda sellele tööle, mida ta teeb paremini. Et midagi ole teha, kui sina oled seal kodus täna, siis sina pead selle võtma kõik oma õlale. Aga ma olen täiesti veendunud, et ma küll ei tunne su naist, aga kui tema oleks selline töö, siis ta saaks tegelikult ka sellega hakkama. Ja, absoluutselt. Just. Aga... Et me inimestena me saamegi sellega hakkama, mis meil praegu on nii-öelda ette tulnud teha, midagi ole teha, et siin ei ole meestel ja naistel eriti erinevust. Küsimus on lihtsalt sellistes arhetüüpsetes rollides, et meil on väga palju mehi, kes täna siiamaani tegelikult hoiavad kinni sellest arhetüübist, et mees on see, kes käib mammutit küttimas ja toob need koju ja siis naine teeb sellega, mis ta nagu tegema peab, aga et tema ei pea seal kodus seiseda nülgima ega selle mammutiga midagi ette võtma. Ja ta unustab nagu lihtsalt selle ära, et tegelikult naine käib ka mammuteid kütmas, ta teeb ka tööd tänapäeval, et ei ole nii, et see naine ootab ja et nüüd mees tuleb ja teeb või toob selle. Ja meil on täna veel mehi, kes tulevad koju ja nad tegelikult ei tee midagi. Ja on ka selliseid mehi, kes töötavad kodus ja ka ikkagi midagi ei tee. Ehk siis aplaus sulle, kui sa selle kõigega hakkama saad ja su kaasal on vedanud, ütleks nii.